Tere siit Euroopa Parlamendist Strasbourgist. Mulle on kõiki rõõm tervitada. On 18. september kell 4 kohaliku aja järgi ehk Eestis on kell juba 5 õhtupoolikul. Nii et enamus inimesi peaks olema kas juba kodus või koduteel töölt. On toimumas täiskogu istungid, nii nagu alati ma olen rääkinud, siis kord kuus siin Euroopa Parlamendis terve parlament koos oma tuhandete ametnikega liiguvad Strasbourgi selleks, et pidada täiskogu istungeid, kus toimuvad hääletused, debatid, koosolekud ja nii-öelda siis päris otsused langetatakse siin Strasbourgis Prantsusmaa-Saksamaa piiri peal. Kas see on väga kooskõlas kliimamuutustega võitlemisega ja rohepöördega? No kindlasti mitte, sest see kulu, mis läheb sellele, et terve parlament liigutada 3-4 päevaks siia Strasbourgi, on ikkagi kümnetes miljonites eurodes, tuhandeid tonne CO2, tohutu ressurss, mis selle peale kulub, aga seda ka muuta ei saa, sest Euroopa Liidu aluslepingute järgi Euroopa Parlamendi ametlik asukoht ongi siin Strasbourgis. Sest kunagi see oli prantslaste nõue ja ilmselgelt täna Prantsusmaa ei ole nõus loobuma sellest võimalusest, et igal kuul on kõik need hotellid, restoranid, baarid täis tuhandete ametnikega ja bürokraatidega, kes toovad raha siia Strasbourgi linna. Nii et milleks sellest loobuda. Seetõttu oleme kinni nii-öelda selles olukorras, et siia tuleb sõita paratamatult ja seda kogu seda tsirkust kaasa teha. Ja samal ajal rääkida siin Strasbourgis sellest, kuidas me võitleme täie südamega kliimamuutuste vastu. Täiesti kogu hingest kindlasti. Kuna on kolmapäeva õhtupoolik, siis täiskogu istungid hakkavad peagi lõppema. Viimastel päevadel, mis on siin toimunud? Võtame kiiresti ka siis need sündmused ette, et see tagasiside oleks valijatele ja tulevaste valijatele ja kui ka oponentidele ilusti olemas. Esiteks loomulikult poliitgrupi koosolekud. Näiteks eile oli siis meie poliitfraktsiooni konservatiivid ja reformistid koosolek, kus võtsime läbi kogu nädala päevakorra, põhilised hääletused. Hääletusi väga palju sel nädalal ei ole, kuna alles Euroopa Parlament oma uut koosseisu on alustanud. Seega väga palju nii-öelda faile või direktiivi määruseid hääletamisel ei saagi veel olla. Küll aga näiteks oli meie siis grupi koosolekul külaliseks Riigikohtu kohtunik Julia Lafranc, kes kandideerib Euroopa ombudsmaniks. Tema käis siis esinemas meie poliitfraktsioonile, et miks ta kandideerib Euroopa ombudsmaniks, ehk et see ametikoht tähendab seda, et inimene peaks seisma kõikide Euroopa inimeste õiguste eest, võimaluse eest saada kaitset, saada siis nii-öelda ütleme kontrollitud neid siis kaebusi, mida esitavad Euroopa Liidu liikmesriikide inimesed Euroopa ombudsmanile, näiteks oma kas riigi vastu või mõne ametiasutuse vastu. Julia, ma ütleks, esines väga hästi. Tal on teatav toetus juba täiesti olemas siin parlamendis, aga loomulikult seda toetust on vaja saada üle poliitilise mänguvälja nii paremalt servalt kui ka vasakult servalt ja hetkel loomulikult näitab tema siis pühendumust sellele kandidatuurile see, et ta suhtleb kõikide poliitfraktsioonidega, ka kõige parempoolsematega, näiteks AFD fraktsiooniga, ilma et ta kardaks mingisugust, ma ei tea, halvaks panu, et kuidas sa küll lähed kohtuma nende, ma ei tea, poliitfraktsioonidega, kes on nii-öelda, kuidas öelda, mitte parketikõlbulikud. Aga Julia Lafrancil seda probleemi õnneks ei ole olnud, vaid ta ongi üritanud õnneks suhelda kõikide fraktsioonidega võrdselt, sest kõik need parlamendiliikmed siin parlamendis on saanud mandaadi oma valijatelt ja seetõttu tuleb neid kohelda ka täiesti võrdselt. See oli meie poliitgrupi koosolekust. Teiseks debattidest. Eile hommikul toimus taas debatt juba ma ei tea mitmenda korda seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu, kus siis arutati, et kuidas ikkagi Ukrainat tuleb toetada jätkuvalt, kahtlemata tuleb. Ja mina oma siis sõnavõtus selle debati ajal lihtsalt mainisingi, et me võime siin rääkida, mida me tahame. Kahjuks see mitte midagi suurt ei muuda, vaid me saame teha oma sellise nii-öelda show ära, kus me ütleme arvamuse, aga kas see kuidagi viib kiiremini tanke Ukrainasse? No ei vii. Et kas see mõjutab kuidagi Olaf Scholzi Berliinis, et anda luba näiteks ukrainlastele, et nad võivad rünnata ka Venemaa militaarobjekte Venemaa territooriumil? No ei aita midagi see debatt siin, vaid me lihtsalt võimegi heietada ja öelda ja kurta, et mida võiks küll teha, aga sellest suurt mitte midagi ei muutu. Igastahes ma ütlesingi oma sõnavõtus ka seda, et ilmselgelt me tahame rahu. Rahu peaks olema iga inimese lõplik eesmärk siin maailmas, aga alati on küsimus selles, et mis tingimustel on võimalik rahu saavutada. Ehk iga sõda on lõppenud ükskord läbirääkimistega. Iga sõda.
kuid küsimus on see, et millises positsioonis on läbirääkijad, kes on jõupositsioonis, kes on allaandja positsioonis, mis on need tingimused, mille üle läbi räägitakse. Ja tänases olukorras Ukraina puhul ilmselgelt meie kellegi huvi ei peaks olema rääkida rahust ainult nendel tingimustel, mida Venemaa hakkab ette seadma. Ehk kui keegi räägib, et me tahame rahu ükskõik mis hinna eest, siis sellisel juhul võib öelda, et ma ei tea, kui mingisugune migrantide gäng tuleb vägistama sinu naist, siis jumala pärast, ole rahulik, ära alusta konflikti, kuna muidu sa eskaleerid äkki konflikti ja äkki keegi lüüakse veel maha. Parem lase oma naine ära vägistada, sest siis vähemalt jääte ellu. Teate, et ikkagi ei tasu eskaleerida, tasub ikkagi rahu eest püüelda. Tühja need kurjategijad ja vägistajad või mõrtsukad ja tapjad, et las nad teevad oma asja ära, sest kui sa vastu hakkad, läheb äkki asi hullemaks. Et sama asi kehtib täna ka Ukrainas. Et ilmselgelt Ukrainat tuleb toetada, aga samal ajal tuleb saada aru realistlikult, et mis on need väljavaated selleks, et rahu saavutada. Ja fakt on see, et Ameerika Ühendriigid koos Saksamaa ja Prantsusmaaga ilmselgelt ei ole teinud kaugeltki piisavalt, mida nad oleks pidanud tegema viimase 3 aasta jooksul. Ja selle tulemuseks on 10 000 hukkunud sõdurid Ukrainas, ka tsiviilelanikud, kes on hukkunud. Nii et lääneriikide saamatus väljendub lõpuks tavaliste inimeste kannatustes ja surmades. Nagu ma ütlesin, hääletusi väga palju siin olnud ei ole, küll aga loomulikult olnud palju põnevust poliitmaastikul, ka Eestis. Hea uudis on see, et Eesti tugevamaks rahvaparteiks tõusev Keskerakond on nädala reitingutes tõusnud 3. kohale juba Isamaa ja Reformierakonna järel. Nimelt nädala reiting Keskerakonnal on 13,8%, mis edestab juba väga selgesti nii sotsialiste kui ka EKRE-t kui ka Eesti 200. Nii et erakonna suund on väga selge ja kindel. Väga hea uudis oli ka see, et möödunud nädalavahetusel Keskerakonna volikogu otsustas, et erakond lahkub liberaalsest poliitfraktsioonist ALDE, kuhu on kuulutud juba 20 aastat koos Reformierakonnaga, kuna ALDE ilmselgelt ei seisa rahvusriikluse eest, ei seisa demokraatia eest liikmesriikides, nad toetavad hullumeelset rohepööret ideoloogilistel alustel, aga samal ajal Keskerakond väga selgesti on öelnud ja ütleb edaspidigi, et meie nägemus Euroopast on rahvusriikide Euroopa, kus meil on mõistlik rohepööre, kus me küll võime võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid, aga me ei saa samal ajal tappa majandust ja öelda inimestele, et teie peate maksma kinni kellegi hullumeelsed utoopiad. Keskerakond ütleb, et illegaalne immigratsioon peab olema kontrolli all, me peame kaitsma oma julgeolekut, ehk sellised väga selged väärtusküsimused läksid vastuolu ALDEga ja õnneks on tänaseks see otsus olemas, et Keskerakond lahkub ALDEst. Millise poliitilise perekonnaga Keskerakond liitub, on veel lahtine, need läbirääkimised alles algavad järgnevate kuude jooksul, kuid loomulikult isiklikult ma väga loodan, et see poliitiline perekond, kuhu Keskerakond lõpuks ka ametlikult suundub, on konservatiivid ja reformistid, kuna need alusväärtused, need põhiväärtused, milles me seisame, on samad. Ehk et me tahame, et me töötame üheskoos Euroopas majanduskasvu nimel, aga samal ajal säilitades oma iseseisvust ja suveräänsust. Me tahame teha koostööd teiste riikidega, aga samal ajal me ei taha, et Brüssel või Euroopa Komisjon tuleb dikteerima meile ette, et milline peab olema meie perekonnapoliitika või sotsiaalpoliitika või immigratsioonipoliitika, et need on ikkagi siseriiklikud küsimused, kus peab säilima meie võim ja õigus öelda, kuidas me tahame asju lahendada. Nii et nendes küsimustes loomulikult poliitiliselt kõige lähedasem poliitiline perekond oleks minu hinnangul konservatiivid ja reformistid, kuid milline see otsus lõpuks saab olema, loomulikult selgub läbi erakonna siseste arutelude ja diskussioonide ja mina vähemalt omalt poolt pingutan selle nimel, et me kõik saaksime aru, et kuhu me liigume, mis on meie suurem eesmärk ja kuidas seda eesmärki saavutada. Homme aga juba liigun tagasi Eestisse, et tulla koju. Järgmisel nädalal liigun Brüsselisse, kus on toimumas juba komisjonide istungid parlamendis ja seniks aga ma soovin teile kõigile ilusat saabuvat sügist. Kes veel ei ole aktiivne poliitiliselt, on loomulikult oodatud liituma Keskerakonnaga, peagi kõige tugevama rahvaparteiga, mis on juba selgelt saanud paika oma ideoloogia ja maailmavaate taas. Nii et ma soovin kõigile ilusat õhtu jätku ja hoidke ikka pilku peal nii minu Facebooki lehel kui ka minu YouTube'i kanalil selleks, et saada adekvaatset ja otsest informatsiooni, mis toimub Euroopa Parlamendis tegelikult ja mida teile teised ei räägi.